Iga aed vajab märgistamist, olgu see siis profiilplekist, võrkaia, euroliplaua, laua või penopleksi aed. See on laisk ja lihtne aiamärgistus. Väga harva on kõik ideaalne. Tasane krunt ilma kuhjatud takistusteta. Protsessi võib keerulisemaks muuta ka tulevase aia suur pikkus, näiteks nagu meil. See on esimene video ülimalt vähese töömahuga ja ülimalt materjalisäästliku, kuid samas ilusa aia kohta. Koos ülitugevate postide paigaldamise tehnoloogia väljatöötamisega keerulisel kerkival pinnasel. Lihtsa täitematerjali paigaldamisega. Eesmärk on, et sellise ülesandega saaks hakkama isegi koduperenaine ja seda suudaks hõlpsasti iga algaja meister. Kanali Jaša Kosjaki laulud. Vaatajad saavad esimestena teada seda olulist teavet. Seetõttu kõigest järjekorras. Tere kõigile! Ühest küljest lähtun meie esivärava äärmisest postist. Selle külge kinnitasin klambri abil 3 mm läbimõõduga trossi. Teiselt poolt õnnestus postile, mida peeti nurgapostiks, kinnitada tükk profiiltoru koos kinnitatud rullikuga. Rullik aitas mu saavutada korraliku trossi pingutuse. Nii palju kui võimalik, arvestades muljetavaldavat 50 meetrit. Tross erinevalt erinevatest paeltest ja nööridest praktiliselt ei veni ja just seda mul vaja ongi. Et saavutada vajalikku pikkust, pidin trossi isegi trossiklambritega jätkama. Seejärel läks mul vaja karabiini ja loodi. Loondiniidi ühendasin lihtsa silmusega karabiiniga. Karabiin liigub hõlpsasti mööda trossi. Silmus võimaldab loondiniidi pikkust kiiresti ja lihtsalt muuta. Tuleb vaid korraga kergelt mõlemast niidist tõmmata. Ilma mõjutamiseta fikseerub lood kohe soovitud kõrgusele. Geodeetide poolt naabrikrundi mõõtmisel maasse löödud armatuurijupp langes imekombel kokku meie esiaedade piiridega. Tross ja lood näitavad selgelt, kuhu uus aed tuleb. Seetõttu korrigeerin veidi naabri poolel olevat taimestiku vohamist. Meie ploomipuud kavatses kärpida abikaasa. Seetõttu toetasid oksa lihtsalt ajutiselt üles. Sain ka meie kilsipuude okstega end korralikult liigutada. See aktiivne töö jäi kaadrist välja. Püüan saavutada, et ükski oks ei puudutaks trossi. Lood näitab kiiresti, et vana aia esimene post on tugevalt liltu vajunud ja kaldunud naabri poole. Teine post on veelgi rohkem viltu. Liigume edasi. Kui me aastal 2006 oma krundi ostsime, oli see aed juba olemas. Legendi järgi ehitasid selle naaberkrundi eelmised omanikud ja mingil põhjusel just siin enda kahjuks. Lõpuks sai aed tagasi oma õigele kohale. Ma isegi vaatasin meie krundi plaani, nurgast nurgani sirge joon. Loomulikult on see pisiasi, aga nendele maatükkidele oleme me juba harjunud. Ilma nendeta muutub ruum aediku taga märgatavalt kitsamaks. Tundub, et eelmised naaberkrundi omanikud tekitasid tõelise intriigi. Niid näitab selgelt, kui palju on vanad postid aastate jooksul vertikaalist kõrvale kaldunud, sest meie pinnas ei ole sugugi lihtne. See tekitab kõikumist ja ebastabiilsust ja aed hakkas jälle naabri poole vajuma. Meie vana puidust kompostikast on siis piiri rikkunud. Kui palju võib üks pingul tross öelda? Täpselt nagu keel muusikas. Antud juhul kurvas muusikas. Kompostikasti taga ei kavatsenud ka aed tagasi tulla. Selgus, et meie hiiglaslik heinamaa on nüüd pooleldi naabri oma. Range loodnöör rippus ka penopleksist kompostikasti kohal, kuid õnneks on seda lihtsam ümber paigutada kui puidust kompostikasti. Kuidas ka ei vaataks, ikka ulatub üle piiri. Ja need esimesed õitsema hakanud nartsissid meie penopleksist välikäimla taga on peaaegu täielikud naabrite omad. Isegi eelviimane post ulatub üle piiri. Aga kui trossi veidi kõrvale nihutada, siis muutub kõik meie jaoks palju paremaks. Nartsissid on jälle meie omad.
ma kahtlustasin midagi kahtlast ja kutsusin naabrid nõu pidama. Keegi ei mäletanud täpselt, mida geodeedid selles kohas mõõtsid. Aga pärast arutelu otsustasime võtta aluseks mitte paksu posti, mille külge ma olin kinnitatud, vaid väiksema, mis selle taga peidus oli. Just sellest postist lähebki tugevalt viltu vajunud aed, mis eraldab naabreid teiselt poolt. Kuna õige posti külge oli keeruline kinnituda, tegin olemasolevasse konstruktsiooni muudatusi. Tundus, et ainult umbes 7-8 sentimeetrit ja nartsissid on juba rohkem meie omad kui naabrite omad. Penopleksist komposter piiri ei riku. Kui pingule tõmmatud tross nagu keel teeks häält, siis nüüd oleks tema muusika palju rõõmsam. Minu jaoks kindlasti. Hiiglaslik niit on ikkagi osaliselt naabri oma ja puidus komposter on ühe nurvaga täpselt oma territooriumil ja peaaegu ka teisega. Kui natuke kohendada, on kõik korras, aga kui tõsiselt rääkida, siis kompostreid tuleb igal juhul ümber tõsta ja taimed ümber istutada. Esimese postina kasutan meie esiaia tellisposti. Leian teise posti asukoha. Selle kohale torkasin metallvarrastest juppi, neid on mul külluses. Aga mõõdulint selliste külge ei haaku. Seetõttu tuli mulle pähe üks nipp, kuidas siis märgistamine käib. Mõõdulindiga mõõdan ära vajaliku vahemaa tulevaste postide vahel. Ja loodi näitab joont, mille järgi tuleb mõõta. Tavaline kõie projitseerimine maapinnale vanakooli meetodil. Kõik oleks väga lihtne, kui oleks võimalik tõmmata nöör otse maa kohale. Aga selleks tuleb kõigepealt lammutada 50 meetrit vana aeda. Kompostriit tuleb ümber tõsta, kõik taimed ümber istutada. Sellega satuks kohe suurde lahingusse. Ka laserlood ei aita siin. Tahan töötada rahulikult kiirustamata, seetõttu eelistasin sellist märgistamisviisi. Praegu veel ilma lammutamiseta. Alguses tahan määrata uute postide asukohad, kõik läbi mõelda ja kaaluda, töötada välja ülikindlate tugede paigaldamise tehnoloogia külmakerkelisel pinnasel. Ja siis võib juba hoogsamalt edasi minna. Toetuste vahekauguseks panen täpselt 251 sentimeetrit. Varustuse hoos ostsin natuke kindlustikku ja natuke liiva, ostsin neid varuks. Aia jaoks läheb vaja väga vähe. Võib-olla pole selles etapis väga suur täpsust vaja. Puuri abil puuritakse augud, mis võimaldavad postide asendit teatud piirides korrigeerida. Räägitakse, et hüüd kõrge täpsuse poole on isegi mingis mõttes haiglane diagnoos. Aga siis selgub, et kõige haigemad on sakslased ja jaapanlased. Ja vaadates meie sageli taas viltuseid ja koduõuel ehitatud rajatisi, tekib järeldus, et kõige vaimselt tervemad oleme meie, postsovetlikud inimesed. Ärge olge liiga karmid, aga ma üritan neid meie viltuseid traditsioone murda. Seepärast täpselt 251 sentimeetrit, ei rohkem ega vähem. Miks? Sellest räägin hiljem. Teise, 3., 4. ja 5. posti märgistamine õnnestus probleemideta. Nende asukoht on seni veel meie poolel võrreldes vana aiaga. Nööriga kontrollisin, et gravitatsioonilisi anomaaliaid pole. Püstnoot töötab korrektselt, kõik on täpselt nagu apteegis. Edasi jääb osa postide asukohast vana aia kohale. Jätan püstloodi täpselt 5. märgistatud posti varda kohale. Ja markeriga märgin karabiini asukoha trossil, millest tulevase aia täidis täpselt tehakse, pole veel otsustatud. Võib-olla tuleb see hübriidne. Aga igal aial on vaja tugevaid poste. Märgitud kohta kinnitan trossi klambri. Nipi abil kinnitan mõõdulindi klambri külge. Selgus, et kui tõmmata mõõdulindi rihm läbi trossi ja mõõdulindi korpuse, saab veel ühe nipi. Ja mõõdulint saab rippuda trossi küljes. Mõõdulindi lint kipub lõtvuma. Siin tuleb appi nipp isoleerteibiga. Kui ma tegeleksin professionaalselt aedade paigaldamisega, siis teeksin spetsiaalse trossi, millel on postide jaoks märgistus. Siis poleks mõõdulinti üldse vaja, ainult tross ja loodi. Ja nipi kummipaelaga vardal ja klambriga polekski vaja läinud. Minu kõige pikemast 10-meetrisest mõõdulindist piisas täpselt. Ainult et iga 10 meetri järel ei sega miski uuesti vailöömist. 10 meetrile lisasin veel 4 sentimeetrit, 10 meetrit ja 4 sentimeetrit jagatud 4-ga annab ihaldatud 251 sentimeetrit. Nipp isoleerteibiga kaob ära. Seega jätan praegu 6., 7. ja 8. posti vahele ning märgistan kohe 9. posti. 9. varras torgatakse maasse, orienteerudes ainult loodi järgi.
karabiin on sel ajal asetatud trossil olevale märgile. Järgmine post sattus vanale vanametalli peidikule, mille olin ammu unustanud. Nagu ütles Jossif Stalin, elu on läinud paremaks, elu on läinud lõbusamaks. Täpselt nii ongi. Metalli kokkuostu viima ei pea. Ja ausalt öeldes korjasin ma viimati vanametalli veel Nõukogude koolis. Ja seda täiesti tasuta. Eelistasin seda laiska märgistust praegu ilma lahti võtmiseta, sest kõigepealt tuleb teha vähemalt midagi sirget, millest saab kindlalt edasi minna. Kõigepealt tahan paigaldada äärmised postid ja mõned ka keskele, mis jagavad 50 meetrit väiksemateks lõikudeks. Puidust komposter segab järgmise posti märgistamist, seetõttu jäetakse see praegu samuti vahele ja paigaldatakse järgmine post. Jätan posti vahele ka penoplasti kompostri taga. Et kogemata mitte astuda halvasti nähtavate vaiade peale, torkan neile otsa oma lemmikmaterjali jääkidest tükid. Nii on need isegi videvikus hästi nähtavad. Varustuse voog ei katkenud ja õhtul saabus postide jaoks metall. Mahalaadimine jäi kaadrist välja. Raua tõi veel üks naaber. Tall on kõige pikem haagis, vähemalt meie Komeli kandis. Võib-olla isegi kogu Valgevenes, mida saab vedada sõiduautoga. Sellele haagisele mahub probleemideta 12-meetrine metallprofiil, mis on väga mugav. Järgmises videos räägin aiast ja hakkan kasutama ülimalt tööjõusäästlikku ning materjalisäästlikku tehnoloogiat ülitugevate postide paigaldamiseks keerulisele, savirikkale ja paisuvale pinnasele, kus suudab püsti püsida vaid väga haruldane post. Lihtsa ja odava isetehtud abivahendi abil, mis võimaldab posti lihtsalt ja väga täpselt paigaldada. Seega saab selle ülesandega hakkama isegi koduperenaine ja meie kodused meistrimehed veelgi enam. Nende postide vertikaalse asendi üle aeg võimu ei saa. Seega pange kindlasti pöial üles, tellige Jasša Kosjaka laulude kanal, liituge Ruutubi, VK Grupi, TikToki ja Zeniga. Kõik lingid on video all. Vajutage ka kellukesele, siis saate kindlasti teavitusi. Las rahu valitseb kogu maailmas. Aitäh!